Tere tulemast vaatama Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Minu nimi on Liisbet ja täna on meil siin külaliseks Hedvig ja Rahel. Me räägime Prantsusmaa õpirändest Erasmus Plus projektiga, kus meie kolmekesi osalesime. Tegu on 3 kooli ühisprojektiga, kus lisaks meile on koolid Prantsusmaalt ja Tšehhist. Kui palju te enne projektist osalemist olite teadlikud kliimamuutuse teemast? Mida sa teada said? Enne projektis osalemist ei olnud ma kliimamuutustest eriti teadlik, kuid nüüd, kui olen projekti läbinud, tean, et kliimamuutused on tugevalt seotud inimtegevusega. Ma ütleks, et ma teadsin veidikene rohkem. Ma olin sellega juba enne pisut rohkem kursis, aga see kindlasti avas ikka silmad, et kui hull tegelikult on kõik. Mina ka nõustun Raheliga, et ma ka ei olnud väga teadlik sellest teemast ja ka, et hästi palju nähtuseid on seotud kliima soojenemisega, nagu näiteks liustiku sulamine, üleujutused ja ekstreemsed ilmastikunähtused. Ja tõesti kõik algab inimtegevusest. Me olime Prantsusmaal terve nädala ja osalesime paljudes erinevates töötubades, tegevustes ning käisime ka väljasõitudel. Mulle meeldis väga väljasõit Atlandi ookeani äärsesse linna. See on ilus koht, see oli mõnus teistega veeta aega ja tõeline suvetunne oli, sest et väga soe oli. Aga millised tegevused ja kohad meeldisid teile kõige rohkem ja miks? Ütleks, et mulle meeldis ka käia mere ääres. See oli tõeline suveilm võrreldes selle külma Eesti talvega. Aga mulle meeldisid need bussisõidud sinna ja tagasi, kuna meie seal bussi taga prantslastega ikka laulsime niimoodi, et väga tore oli. Mulle meeldis kõige rohkem kindlasti rahvusõhtu, sellepärast et seal saime siis Tšehhi ja Prantsusmaa rahvustoite maitsta ning kõik osa aega veeta, kas siis jutustades või tantsides. Mida positiivset, aga ka negatiivset märkasite Prantsusmaa koolis võrreldes meie kooliga? Positiivsed küljest oskan välja tuua näiteks, et tunnis oli alati kord, õpetajale ei segatud vahele ja kõik õpilased töötasid, tegid tunnitööd kaasa. Negatiivset oskan näiteks öelda, et neil ei olnud sisejalanõude nõuet, et nad ei pidanud kandma sisejalanõusid ning käisidki terve päev enda välisjalanõudes, mis näiteks meie kooliga on täiesti erinev. Meil on just sisejalanõud kohustuslikud, kuid Prantsusmaal seda kohustust ei olnud. Ma nõustun Hedviguga, et neil oli tunnis väga korralik, et inimesed rääkisid siis pigem, kui nad pidid, aga negatiivseid ma leidsin natukene rohkem, et minu arvates nad on koolis tundide viisi kauem, aga nad õpivad kas sama palju kui meie või siis isegi vähem, et see produktiivsus ikka ei ole päris hea. Ja neil oli kõigil oma arvutid, ilmselt kooli poolt antud, aga ma märkasin, kui me saime olla inglise keele tunnis, et ikka kasutasid ka AI-d, kuna õpetaja tegelikult ei kontrolli, mis nad seal arvutis tegid. Meie koolis on praegu aktuaalseks teemaks koolitoit ja söömine koolisööklas. Mida märkasite Prantsusmaa koolisööklas? Mida ütlete nende toidu kohta? Mulle eriti seal toit ei meeldinud, aga nende valik oli väga lai. Et neil oli piimatoodetest kuni mingi eripraadini välja. Okei, mitte eripraad, vaid lihtsalt toiduvalikud, kui meil on mingi kartul ja tatar iga päev, siis neil oli ka päris toitu, mis ei olnud lihtsalt kuiv tatar. Mina ütleks, et koolisööklas söömisega on Prantsusmaa koolis kindlasti palju parem kui meil. Õpilased käivad rohkem söömas ning söökla oli alati paksult õpilasi täis. Mina ütleks, et koolitoidud maitsesid päris hästi, kuna mul ei ole ka probleemi hetkel meie koolitoitudega.
Ja õpilased ise on ka öelnud, et neile maitseb nende koolitoit ja kindlasti, nagu ka Rahel mainis, pean ära mainima mina nende toiduvaliku. Neil oli väga suur magustoiduvalik ning neil isegi pakuti juuste ja mingisuguseid vorste. Et see oli päris selline huvitav ja üllatav. Jah, Prantsuse koolitoit oli meie omast tõesti erinev nende valikute poolest. Mõndadel päevadel mul meeldis see, mõndadel päevadel kohe üldse ei istunud see, aga tore oli midagi uut proovida. Aga ööbimine oli meil peredes. Rääkige oma Prantsuse perest ja kodust. Mina sain siis ühe 17-aastase tüdruku juurde, keda ma juba eelnevalt tundsin. Tema nimi on siis Chloe. Chloe vanemad ning ta pere olid väga toetavad ning toredad, kuid meil tekkis raskus inglise keelega, kuna ta vanemad ei osanud eriti inglise keelt, kuid meil ei tekkinud probleeme üksteise mõistmisega. Mul oli oma tuba, ehk siis natukenegi privaatsust ning koolis käisime siis auto või bussiga, sest ta elas natukene sellest linnast väljas, kus kool asus. Nii et. Mul oli siis täpselt vastupidine. Ma tegelikult ei teadnud, kelle juurde ma täpselt lähen, kuna ma sain mul oli olemas nimi, aga mul ei olnud ühtegi sotsiaalmeediat, nii et ma nägin päriselt ära, kelle peres ma olen seal alles. Mis oli päris hea tegelikult, kuna see oli õnneks tüdruk, kellega ma rääkisin ka siis, kui nad Eestis käisid. Aga minu pere oli ka ikka nii lahke ja neil oli maja loomi täis. See oli paras looma, et kuna neil olid kanad, mingid tuvid, jänesed ja veel 3 kassi, kes kogu aeg minu voodit omasid. Ütleme niimoodi, et igav seal majas ei hakanud. Kogu aeg oli seal väga palju tegevust. Mina olin ka oma perega väga rahul, need olid väga toredad inimesed ja ma tundsin need kohe pereliikmena. Jagage oma reisikogemusi üldiselt. Millised on eredamad muljed? Kas juhtus ka mõni äpardus? Mida see reis sulle õpetas? Ma ütleks, et äpardus ei juhtunud see reis. Ma olin väga üllatunud, et kõik inimesed natukenegi abi küsid, kõik olid nõus lihtsalt aitama. Et see oli minu arust väga tore. Mulle väga meeldis Prantsusmaa reis, ma sain tutvuda uute inimestega, proovida Prantsusmaa saiakesi ning erinevaid toite. Kindlasti kõige eredam mulje minu jaoks oli reede õhtu, kus me käisime kõik koos ilma õpetajata bowlingut mängimas ja piknikul. Et see oli väga vinge ja väga tore oli kõik koos viimast korda aega veeta enne kojusõitu. Minul ka äpardus ei juhtunud, et sellega ma nõustun Raheliga. Ja reis õpetas mulle, et miks toimub üldse kliimasoojenemine ja kust see alguse saab ning kuidas mina saan ära hoida kliimasoojenemist. Esimese korra kohta läks mul ka hästi. See tegi mind enesekindlamaks, sest ma pidin välja astuma enda mugavustsoonist. Ja mulle ka väga meeldis see reede õhtu, sest nii tore oli teistega aega veeta ja see oli just viimane päev ja ma tahtsin sellest parimat teha. Kui saaksid minna ajas tagasi päeva enne õpirände algust, millised soovitused annaksid endale reisile kaasa? Ma annaksin endale kaasa selle, et paki õhukesi riideid, aga jäta need paksud ikka endale kohvrisse. Kuna nädala lõpuks olid minu õhukesed riided otsas, aga see on okei. See on väga okei. Me keegi vist tegelikult ei ootanud, et nii soe ilm on. Aga ma ütleks ka seda, et ära karda võõrastega suhelda. Kõik olid nii toredad, et isegi kooli peal õpetajad lihtsalt naeratasid sulle otsa, kuigi nad tegelikult ei ole sinuga varem rääkinud. Mina kindlasti pakiksin kaasa endale sussid ning ka pikemad magamisriided, sest prantslased kannavad toas välisjalanõusi, mis meie jaoks on väga võõras ning öösiti oli
väga külm magada millegipärast, et pidin täitsa dressikaga magama, et mida ma kodus tavaliselt ei tee, ma magan lihtsalt särgiga. Ja hommikuti oli veel eriti külm, ehk siis jah, need oleksid väga kulunud ära. No ma oleks endale soovitanud, et ma ei muretseks liiga palju, sest et asi tegelikult ei olnud nii hull, kui ma arvasin. Aga aitäh, et tulite meie saatesse ja ma tänan vaatamast ja kohtumiseni.